Tšau, Olari siin. Ja märkamatult on kätte jõudnud jälle esmaspäev ja ma jalutan tööle. Milleks ma peaks jalutama tööle? Milleks sina peaksid jalutama tööle? Või sõitma või minema või istuma arvutada tegema tööd? Mis asi see on üldse töö? Töö. Nagu kui tõde ja õigus. Vara üles, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi. Töötada. Mille jaoks? Kellele sa töötad? Võt nüüd, väga hea küsimus. Kellele sa töötad? Endale, enda jaoks töötad. Teed tööd iseenda jaoks. Andres ütles, et hoolitse Vargamäest, küll Vargamägi hoolitseb ka sinu eest. See on normaalne suhtumine, et panustad kuhugi ja see panus, mis sa oled andnud kuhugi, see sind toidab tagasi. Eks ju. Aga kuidas see sind ja mind ja igapäevast elu aitab? Kirjandus on kirjandus, eks ju, tore on, eks ju. Või mis asi see töö üldse on, eks ju. Ma ei lähe nagu põldu kündma, nagu Andres läks, eks ju, või mingit kraavi kaevama, eks ju. Kuigi ka kraavi kaevamisel tal oli palgatööjõud, eks ju. Ta oli naabrimees, kes siis Sulane, kes tegi selle tööd. Ta teinud seda tasuta. Ja see Sulane oleks võinud midagi muud teha, nii nagu see Andres tegi midagi muud sellel ajal, kui Sulane kraavi kaevas. Sest põhimõtteliselt, kui ma nüüd täna jalutan tööle, mu Sulane seal, kuhu ma lähen, kuhu sina lähed, oled Sulane. Ja sa võiksid teha midagi muud. Ja kui sa võiksid üldse mitte midagi teha. On ju? Väga lihtne. Aga sa ei tee. Sa lähed hommikul tööle, mõtled, et kõik on jumala nõme. Sa lähed tööle. Milleks? Kas saaks niimoodi, et ei lähe tööle? No, võib-olla saab. Kui sa mõtled niimoodi, et kui sul lõuna ajal kõht tühjaks ei lähe, õhtul kõht tühjaks ei lähe, öösel on sul pea kohal midagi, et sulle kõhed ära ei külma, vihma kätte ei jää, ära mine tööle. Istu, kus iganes sa istud. Võitsid jackpotiga, väga hästi, kuluta seda raha. Aga nüüd on raha vaja, jaa. Jackpotiga ei võitnud, aga kus sa saad raha? Kes annab sulle raha? Kes annab sulle lõunasöögi? Pood. Kuidas sa saad minna poodi? Sul on raha vaja. Kes annab sulle raha? Kas sa kasvatad ise midagi, müüd maha, saad raha? Või lähed tööle ja töötad ja siis saad iga nädal, iga kuu saad sealt raha, saad endale asjad osta, ega sul tilu-lilu, kõik jutud ja sellepärast sa käidki tööd. On ju? Ja sa teed seda tööd ise endale. Eks ju? No vot. Ja nii ongi. Näed, sa nüüd siin 2 tüüpi lähevad ka kuhugi. Ma ei tea, kuhu nad lähevad. Võib-olla nad chillivad niisama. Aga keegi alati kuhugi läheb. Ja keegi alati midagi teeb. Igatahes, kuhu ma tahtsin jõuda? Töötad ise endale, müüd oma aega nii hästi, kui sa oskad, nii kallilt, kui sa oskad. Muidugi selle nii ma ei jõudnudki, et sa pead oma aega ka nii palju, et kogu aeg kõik müüvad midagi. Kõik müüvad alati, nagu, et kui sa kasvatad mingeid asju, siis põhimõtteliselt sa müüd neid asju, mida sa kasvatasid ja müüd maha. Sa paned oma aja sinna, energia sinna, kasvatad näiteks kartuleid, müüd kartuleid maha ja saad sellest raha. Ja saad sellest igasuguseid muid asju osta. Et saad süüa osta, saad katuse pea kohal, saad mingi liikuda ringi, võib-olla ka reisida. Aga kui sul ei ole endal midagi ja töötad kellelegi teisele, siis keegi teine annab sulle raha, mille sa saad teha, saad täpselt sama asju. Ja siis, kui sa raha saad planeerida, kõik siukseid jutte, siis lõpuks jõudsime ka selleni, et kuidas sa pead arvet selle üle. No, mina pean näiteks pereeelarve.ee-s, eks ju, väga lihtne. Sissetulekud, väljaminekud, püsikulud, igal ühel, kes nagu tänapäeva ühiskonnas normaalselt sellist elu elab, tal on püsikulud. Püsikuludest kindlasti peab olema ülevaadest, kui sul püsikuludest ülevaadet ei ole, sa laristad kõik oma raha mingi tilu-lilu peale ära ja oledki ilma, aga püsikuludest on vaja
ülevaadet hoida, pluss veel nüüd on võimalik ka eesmärk endale seada. Näiteks kui ma tahan endale osta mingisugust, näiteks mina tahan endale osta seda kirjutustahvlit, kuhu saab nagu joonistada, kirjutada, sellest on mingi, aga see maksab jube palju. Ma pean planeerima endale seda osta. Nüüd pere-eelarves saab ka planeerida, ma panen endale mingi eraldi koht, kuidas ma hoian seda raha, kuidas ma kogun, märgin ära palju, kus mul see progress läheb, pean ka sellel silma peal. Planeerida tuleb, eks ju. Planeerida oma tegevusi, planeerida oma kulutusi, sissetulekuid, nii palju kui sa saad, väljaminekuid tuleb siis sellega nagu joondu ajada ja nii lihtne ongi. Kuulge, aga läheb juba pikaks. Et igatahes hoiame sidet, hoiame pere-eelarvel silma peal, et ka sinul oleks tulevik helge, rahaasjad joone peal ja siis ongi, nagu vanarahvas ütles, iga mees on oma õnne sepp. Tšau, hoiame sidet!